Tere, minu nimi on Priit, olen ettevõtte Veebireban OÜ juhatuse liige. Alustasin veebimaailmas juba kusagil 13-aastasena, praegu on mul siis peaaegu 20 aastat kogemust ja võin öelda, et päris palju on muutunud selle ajaga. Tollal ei olnud niisuguseid asju nagu WordPress, vaid oli Saurus CMS ja ütleme nii, et kui keegi teab, kuidas Internet Explorer 5 ja Operaga koduleht tööle panna, siis ta teab, mida ma räägin. Nii, aga nii palju ajaloost. Mind kutsuti täna siia, et rääkida liidestamisest. Et üldse aru saada, miks seda liidestamist vaja on, siis ma alustan natukene algusest. Et seda, kuidas üldse süsteem ehitatakse, et seal on erinevad arhitektuurid. Pikalt on kasutatud monoliitset arhitektuuri, see tähendab seda, et kogu ühes rakenduses on kogu äri tarkvara sees ja see üks rakendus teeb kõike. Nüüd järjest rohkem hakatakse liikuma modulaarse arhitektuuri poole, see tähendab seda, et iga asja jaoks on eraldi pisikene rakendus ja see täidab oma pisikest ülesannet. Ehk siis suur karbikene tehakse pisikesteks. Vaata, ma natukene läksin lappesse, ma panen siit edasi, nii. Ja selle monoliitse arhitektuuri väga suur viga on see, et kuna see kogu funktsionaalsus on seal ühes karbis, siis seda asja hiljem alguses küll tehakse suure hurraaga asi valmis, aga hiljem seda asja hallata on keeruline. Sest tihti ongi viga selles, et kui tehakse mingi lisaarendus, siis vana asi kipub katki minema. Nii, ja natuke räägin nüüd modulaarsest arhitektuurist. Et iga moodul täidab oma ülesannet, see ongi see, et kui ma toon kõige parema näite, et üks variant on see, et kui me võtame 10 inimest, ütleme, et lähme teeme kõik koos mingi asja valmis, modulaarne, see oli nüüd monoliitne, aga modulaarne on see, et sa annad igale inimesele oma ülesande, et mine tee ära. Ja moodulite puhul ongi see hea, et sa saad ühte moodulit kasutada ka mitme rakendusega. Et kui sa teed ühes kohas selle asja valmis, ja sul on kõrval veel 12 rakendust, siis sa saad mõlemad rakendused seda ühte moodulit kasutama panna. Jääb selline topeltarendus ära. Ja modulaarse arhitektuuri puhul on väga tugevaks eeliseks on testimine. Ja neil on kindel sisend, kindel väljund. Ehk sa annad talle mingi ülesande ette mingite kindlate andmetega ja sa tead, et see vastus tuleb kindlal struktuuril. Siin ma toongi sellise näite nüüd monoliitse puhul. Et näiteks meil on siin majandustarkvara, näiteks ongi standard books, siis on e-pood. Nii, nüüd teeme niimoodi, et e-pood, kõik need kanalid peavad lõpuks saatma arve majandustarkvarasse. Aga siin on esimene arendaja, teeb e-poe, teine arendaja teeb mingisuguse kassasüsteemi ja siis on kolmas mingisugune tarkvara on. Ja need kõik osapooled peavad tegema eraldi liidese selle majandustarkvaraga. See on nüüd monoliitne ja modulaarse puhul ongi niimoodi, et iga arendaja teeb ainult enda osani ära ja lisatakse juurde üks mikroteenus, mis ise suhtleb majandustarkvaraga. Sest siin on esimese hooga ei tundugi, et mis seal nii väga vahet on. Aga nüüd toome näite. Majandustarkvara tahame hoopis kasutada, ma ei tea, Meritit. Siis hakkab juba selline korteriühistu koosolek. Esiteks e-poe arendaja, kuna asi on mingi 5 aastat vana olnud, e-poe arendaja ütleb, et tema ei saa seda uut tarkvara liidestada, sest ta ei saa serverit uuendada, sest kontaktivorm läheb katki. Siis on kassasüsteemi arendaja, temal on jälle mingisugune mure, tema ütleb, et ma ei tea, tema saab poole aasta pärast teha seda. Siis viimane teeb kohe ära. Aga nüüd ongi see, et kõik see asi vajab metsikut kommunikatsiooni, et kõik need osapooled saaksid nüüd selle töö tehtud. Esiteks on 3-kordne arendus,
Teiseks on see, et kuidas saavutada tulemus, et kõik saavad korraga enda asjad tehtud. Et see on jube suur peavalu on. Aga modulaarse puhul on niimoodi, et need osad ei pea mitte midagi tegema, ainult seda arve edastamise teenust on vaja uuendada ja seda saab ainult üks osapool teha, teisi ei ole vaja. Nii, ja siin ma tõingi välja need näiteks mingid olukorrad, kus on vaja arendada, et kui palju see tegelikult mõjutab. Ja ma need rääkisin ära. Et tegelikult on kogu loogika, üks asi on arvete saatmine, teine asi on see, et nagu siin eelmises ettekandes laoseisud ja kõik sellised asjad peavad ka muutuma. Et tegelikult ongi hea, kui üks vahemoodul võtab majandustarkvarast selle info ja saadab vajalikele osapooltele laiali. Ja liidestamine on sellepärast hästi oluline veel, et me ei pea kõike ise arendama, sest turul on väga palju olemas olevaid lahendusi, mida me saame ära kasutada. Et täpselt samamoodi on näiteks seesama, et selles standardbooksis on võib-olla enamus funktsionaalsust on kõik olemas, aga me tahame natukene mingit osa täiendada, siis me ei pea hakkama kogu seda standardbooksi kuidagi arendama, vaid me saame teha väikse mikroteenuse vahele, mis võtab siis ise standardbooksist info, töötleb ära ja saadab tagasi. Ja see on kõige lihtsam variant ja kõige odavam. Ja siin ma olen välja toonud näiteks mõned välised teenused. Et makseviisi tõenäoliselt keegi täna ei arenda endale eraldi mingit pangalingi süsteemi, vaid kasutab mingisugust pakkujat, näiteks Montoniat. Väga lihtne, teed lepingu, paigaldad e-poes ära. See paigaldamine võtab võib-olla 5 minutit aega, on makseviisid, tarneviisid olemas. Majandustarkvaraga liideseid ma olen ise nüüd teinud, mina pakun kodulehel e-liides.ee. Pakun Eesti suuremate majandustarkvarade liidest, millega on siis võimalik saata e-poest tellimusi majandustarkvarasse. Samamoodi laoseisu sealt tagasi sünkida. Ja see on selline karbitoode, aga võimalik on teha väga erinevat funktsionaalsust juurde. Nii, okei, siin ma olen toonud selle sama ja selle minu karbitoote hind on väga soodne, see on 99 € aastas. Kui seda nüüd ise teha, siis see kulu on kindlasti palju suurem ja ta vajab ikkagi mingisugust hooldamist. Siin ma olen välja toonud, et mis andmed need automaatselt liiguvad, on kliendid, arved, artiklid, laoseisud ja hinnad. Ja lisaks nendele e-poodidele on kindlasti võimalik, ma olen teinud neid erinevaid, kus ma olen standardbooksile näiteks pannud, keegi on tahtnud endale tellimiskeskkonda. Et ma olengi teinud tellimiskeskkonna juurde, kus ongi, nagu eelmises ettekandes oli, klient logib sisse, ta näeb tema enda hindasid, ta saab teha tellimusi, kõik see info jookseb standardbooks edasi. Ja siin ma olen toonud välja, kui kerge on minu nende e-liidese moodulite paigaldamine. Et ühesõnaga, et e-pood siduda ära standardbooksiga näiteks, siis ma arvan, et selle ajakulu on kusagil 10 minutit. Tuleb laadida moodul alla ja ära seadistada. Ja, minu ettekanne ongi natukene lühikene. Ikkagi ei ole hullu midagi. Vaatame võib-olla mõned küsimused.
et mis oli väga tore minu arust sinu ettekandes, et sa ütlesid, et see võtab kõik aega 10 minutit, et ma tahtsingi küsida, et kui keeruline see on, aga sa juba siin lõpus vastasid selle ära, et see käib väga kiiresti. Tegelikult see on lihtsalt konto registreerimine ja andmete täitmine tegelikult, sest kõik on nende RIP-menüü valikutega pead määrama seosed paika. Aga see on siis selles mõttes selle karbitoote puhul, et aga kui me räägime, et mingil põhjusel sellele karbitootele on midagi veel lisaks vaja, see siis tähendab, et sa pead midagi programmeerima ja kuidas see siis nagu tarkvaraga ühildub? Üldiselt küll, mul on muidugi tehtud need otsad niimoodi lahti, et mul on seda üsna kiire on neid asju teha ja kui inimesel on endal, kliendil on endal arendaja olemas, siis tihtipeale ma saan ka niimoodi, et ma annan lihtsalt juhised, kuidas saab mingisuguseid andmeid muuta ja siis nad saavad ise ka hakkama sellega. Sest ma ise pooldan seda, et kui kodulehe arendaja on ise seda teinud, haldab kogu lehte, siis ideaalis on hea, kui ta teab täpselt, mis ta seal veel edasi teeb. Kas see sinu tehtud see plugin, kas ta töötab ainult WooCommerce'i platvormil oleva e-poega või sa mainisid tegelikult siin ka Shopify'd ja vist midagi veel? Ja Shopify on ka, Shopify ja WooCommerce on praegu. Tegelikult praegu käivad siin, ühed tahavad väga Magentot, et ma ka juurde paneks, nii et tõenäoliselt tuleb see ka juurde. See on ka päris populaarne platvorm, meil ka seda küsitakse, nii et siis oleks hea, kui sul see olemas on, saame kohe suunata. Kas erinevate e-poe platvormide puhul on oluline ka nende platvormide eripäradega arvestada, et nad on küll kõik e-poed, aga ilmselt seal mingi erinevus ikkagi on, kuidas su kogemus on? Jaa, seal ongi niimoodi, et WooCommerce, seal mul on tehniliselt lahendatud see niimoodi, et paigaldatakse WooCommerce'i sisse plugin. Ja siis see plugin ise kogub infot ja saadab majandustarkvarasse, küsib majandustarkvarast, uuendab WooCommerce'is. Shopify puhul, kuna Shopify on hästi standardne, siis seal mul on tehtud niimoodi, et midagi Shopify's sees ei ole, kõik toimub läbi API ühenduse. Et kasutaja lihtsalt registreerib endale Shopify litsentsi, minu juures ei liida see lehel litsentsi ja siis täidab andmed ära ja siis kõik jookseb. Kas sinu kogemus, et enamus suurematel majandustarkvaradel Eestis ikkagi see API ots on niimoodi lahti, et ongi võimeline kohe sinu nende e-poodidega liidestama? Enamustel on, Directol on keerulisem. Directol on alati, nemad tahavad saada alati, ma ei tea, nad ise ütlevad, et nad iga kord arendavad API. Ma ei tea, selles suhtes, et eks ta on niisugune tuluallikas. Et neile niimoodi ei saa, et ma kohe hakkan kasutama. Okei. Siis on veel küsimus, et kas see plugin töötab ka Voog-platvormil? Kus platvormil? Voog-platvormil. Voogile ma ei ole teinud. Aga ma küsin veel, kuna meil aega on, et kas väiksematel ettevõtetel on ka võimalik kasutada neid mikroteenuseid ilma, et nad peaksid võib-olla investeerima suuri summasid tarkvara arendusse või infrastruktuuri või on need pigem suurematele ettevõtetele suunatud? Selles suhtes, et ega see mikroteenus võib olla väga, ma alles hiljuti nüüd siin küsiti hästi pisikest juppi. Oligi see sama, et nemad tahtsid, et nad laevad kusagile Exceli ülesse, kus on telefoninumbrid ja nad tahavad saada vastu Excelit koos selle nagu nemad teevad neid SMS-teavitusi ja seal peab siis olema link, kus kohas see tühistatakse, aga see link peab suunama kodulehele. Et siis ühesõnaga mina pean tegema lihtsalt sellise funktsionaalsuse, et nemad laevad listi telefoninumbritega, saavad tagasi koos linkidega faili. No ja siis sealt juba turundajad teevad edasi. Et pisikene jupp, et ta ei pea olema üldse mingisugune mahukas asi. Hästi. Siis milliseid uusi trende või arengusuundi sa, ütleme, nende mikroteenuste valdkonnas näiteks järgmise 5 aasta jooksul näed? No ma arvan, et kõige rohkem ikka läheb selle AI poole, kus tegelikult on niimoodi, et kui ongi 10 erinevat mikroteenust, siis võib-olla ongi see, et see võib-olla pannakse sinna vahele üks teenus veel, kus ongi see AI ja see otsustab, kuhu on vaja võib-olla mingit infot saata või vastavalt vastusele, kust edasi minna. Et tõenäoliselt sinna poole läheb. Kas see kuidagi või kuidas ilmselt muudab, et kuidas seda tarkvaraarendust ja süsteemide liitestamist võiks nagu muuta tulevikus lihtsamaks kuidagi teha? Äkki saab korrata? Jaa, et kuidas see AI tulek võiks seda süsteemide liidestamist tulevikus muuta? No ta tõenäoliselt lihtsustabki seda osa, et ei pea ise, ütleme niimoodi, et kui tegemist on näiteks ongi, et kuidas ma ütlen, kui tuleb kodulehelt vabas vormis klient teeb mingi pöördumise. Et see tähendab seda, et täna peab seal keegi inimene üldiselt olema, kes siis otsustab, mis selle infoga edasi saab. Et nii palju ta lihtsustabki, et tõenäoliselt esimese hooga suunatakse see info AI-le, AI teeb selle inimese töö ise ära. Et ta suudab nagu selle
esmase selle analüüsi ära teha, et noh, tõenäoliselt ongi sama loogikaga, läheb see mujale ka. Päris korralik ajasääst. Jah, tõenäoliselt on efektiivne ka. Enne küsiti selle Voog platvormi kohta, ei jäänud vastusega päris rahule, et millal seda siis saaks? Voog ei ole eriti populaarne, et ma ei tea selles suhtes, et peab võib-olla personaalselt pöörduma, et annab võib-olla teha midagi, aga karbitootena ma ei usu. Ehk siis tegelikult, kui kellelgi see huvi on, siis personaalselt nendele sa oled valmis selle liidestuse ju tegema, eks ole? Jaa, ikka. Aga praegu rohkem küsimusi ei olegi, nii et ütleme Priidule aitäh, palun aplaus. Aitäh!